Pidžaamapidu Adaga on hullamiskindel. Näpsi, parim madrats, punkt. Tere tulemast tagasi Pidžaamapidu Adaga uus ja ka selle hooaja viimane episood ja mul on selleks puhuks väga eriline külaline siin, keda te kindlasti olete ka oma kodutelekates näinud. Liisabeth, tere! Tere! Kuidas on olla nii-öelda tuntuks saanud üleöö? Mis tunne see on? Ma ei oska seda seletada, sest et minu jaoks tundub kogu see projekt ja see sari üldsegi siiani nagu üks selline suur unenägu nagu. Ja mul on tegelikult siiamaani suht siuke tunne, et äkki ma varsti ärkan üles nagu, et see on minu jaoks lihtsalt ebareaalne. Ja kõik see, mis nagu sellega kaasneb, see lihtsalt nagu see lihtsalt on, nagu sa ei saa sinna midagi parata, vaata. Eestis on eriti ju see teema, et Eesti on nii väike. Kuskil keegi korra nagu näeb, siis kohe teavad. Jah. Et nagu sa ei saa sinna midagi selles suhtes teha, aga lihtsalt nii on. Kuidas sul tänava peal on, kui sa kõnnid? Kas näed, et keegi kuskil sosistab su nime või vaadatakse järgi või kas tunned, et siuke tähelepanu ka juba? Seda on päris palju tegelikult. On ka neid inimesi, kes julgevad juurde tulla. See on alati väga armas. Aga jah, on ka sellist nagu, ma ei tea, järele mingit lõugamist või sellist nagu ebameeldivat nii-öelda äratundmist teiste poolt. See mind nagu tegelikult häirib. See on, ma arvan, iga inimene saab aru, et see on tegelikult ebamugav selle inimese suhtes. Aga tuleb leppida lihtsalt, ega ei ole midagi teha sinna. No ma olen ka, kui ma kõnnin koju, siis hästi tihti selles kandis, kus ma elan, on siukseid 10–12 aastasi ja nad reaalselt jooksevad mulle koduukseni järgi, lõugavad mu nime ja mitte ainult mu nime, vaid need asjad, mida nendel väikeste laste suust välja tuleb, on umbes see, et kas sa, ma ei tea, kas sa päriselt Kristoga ei seksinud või kas Kristo on sulle teinud seda ja seda ja seda. Väiksed lapsed, palun ärge vaadake seda saadet nagu, please, või siis nagu püsige kodus ja hoidke suud kinni. Kas sa teadsid alati, et sa tahad näitlemisega tegeleda? Ei, ma ei ole ju näitlenud varem. Ei, ma mõtlen just selle kohta, et kui su TikToki vaadata, siis sa teed väga palju nagu skitte seal. Et kas sul oli alati siuke hobi või sa, kuidas see tuli? Kuidas see TikTok nagu tuli? No TikTok tuli lihtsalt siis, kui oli see esimene koroonalaine. Siis mul oli mega igav kodus olles. Ja siis ma lõpuks tõmbasin omale selle TikToki. Alguses ma vaatasin niisama neid videoid seal, mõtlesin, et mina ise sinna midagi ei hakka postitama. Aga lõppes ikka sellega, et ma hakkasin ise neid selliseid videoid tegema. Ma nägin mingeid taolisi neid ja siis ma mõtlesin ka, et nagu prooviks ka midagi sarnast enam teha. Aga alguses ma hoidsin need videod ainult ise endale ja natuke hiljem hakkasin neid jagama enda sõpradega ja nemad lõpuks ütlesid, et kuule, et nagu pane üles neid lihtsalt nagu juba on. Ja siis ma ütlesin, et okei, ühe ma panen. Aga see läks hästi kiirelt populaarseks seal ja kõik ootasid aina uusi ja uusi videoid ja siis niimoodi ta läks. Aga ma ei ole kunagi teinud seda selle eesmärgiga, et ma tahaks näitlejaks saada või näitleja olla. Et need olid pigem lihtsalt igavuse peletamiseks. Jah, ja nagu mulle meeldis teha neid. Aga jah, mul ei ole nagu sellist eesmärki otseselt kunagi olnud. Muidugi väiksena ma olen unistanud sellest, et ma võiks nagu saada näitlejaks või midagi. Lauljaks või superstariks. Jah, nagu kõik vaata. Aga ma ei ole mõelnud kunagi seda nagu päris tõsiselt niimoodi, et ma planeerikski enda tulevikku niimoodi selles suunas. Nii et kui sulle tuli see pakkumine, see tuli siis uudisena sulle täiesti nagu välk selgest taevast või? Jah. Aga sa usud, et su TikTok oli abiks sellele, et sa said selle rolli? No TikTokist Henrik üldsegi mu leidis. Ja ta nägigi minu neid videoid seal ja siis ta kirjutas mulle, et kuule, tule kandideeri teleseriaali. Ja ma mõtlesin, et aga mis mul kaotada on? Nagu mitte midagi on. Et vahet ei ole, nagu kuidas seal nagu läheb. Minu jaoks oli juba see nagu väga tähtis mulle endale, et ta üldse oli minu videoid seal näinud ja nägi minus potentsiaali. Sest et
teadis, mida oodata. Ja niimoodi ta nagu läkski selles suhtes. 2 castingut oli kokku ja... Kas sa tead, kas sul oli palju konkurentsi? Kuskil artiklis oli Henrik öelnud selle numbri, kas Sandra rolli oli äkki mingi 130 kandidaati äkki või? See on ikka päris palju. Ma mõtlesin seal 20 juures. Ei, seal oli ikka üle 100 oli neid ja kokku üleüldse nagu erinevatesse rollidesse oli mingi üle 400 kandidaadi vist. Okay. Et ikka päris palju nagu rahvast. Kas sa oled uhke enda üle? Nagu, kui sa vaatad tagasi, ütleme, ma eeldan, et sa oled vaadanud neid episoode telekast või kuskilt, on ju. Kas sa tunned, et sa oleks võinud midagi paremini teha või teistmoodi või sa oled uhke selle üle, mis sa teed? Muidugi ma tunnen, et alati saab paremini teha ja eks igaüks ole ise enda suhtes ju kõige suurem kriitika tegelikult, on ju. Aga ma olen nagu rahul sellega, et see oli minul esimene kord üldse näidelda ja ma tunnen, et ma sain ise sealt juba niivõrd palju endaga kaasa, et see lõpptulemus nagu mind ennast nii väga täna enam ei huvita, on ju. Nagu ma ei taha endale nagu ka mingeid hinnanguid anda, ma tean, et nüüd ma nagu, kas või kui ma vaatan seda mingit stseeni, mis mulle praegu ei meeldi, on ju, siis ma tean, et ma suudaks seda võib-olla nüüd nagu näiteks niimoodi paremini teha või niimoodi, on ju, et ma saan aru nagu, mida ma teen valesti, on ju. Et ma arvan, et see ongi kõige tähtsam asi, mis ma ise endaga sealt kaasa saan ka. Kindlasti. Kas teil olid omavahelised kollektiivne süke suhtlus oli, saite kõik omavahel läbi? Ja meil oli võttetiim, oligi reaalselt nagu mingi teine perekond lõpuks koos. No. Et iga päev ju me olime selles suhtes kõik nii nad pidi koos ja kõik olidki hästi toetavad ja abivalmid ja tõesti väga-väga professionaalne tiim oli. Et mitte kellegi kohta mul ei ole nagu midagi halba öelda tõesti. Et kõik olid... Aga kes kõige lemmikum? Lemmikum? Kes oli süke, et I've made it, ma olen temaga koos? No Desireega ma sain parimateks sõbrannadeks tänu sellele seriaalile. Aga niimoodi mingit lemmikut inimest ma väga ei tahaks sealt valida otseselt. Aga nagu lihtsalt tõesti nagu Desireega me suhtleme tänase päevani nagu iga päev. Ja mul on ääretult hea meel selle üle, et see sari nagu lisaks sellele kogemusele tõi mulle ka veel uusi inimesi minu ellu. Sest nemad on ju tegelikult need, mis mulle jäävad ka nagu alles. Muidugi. Kas näitlemine, ma olen ka alati mõelnud väiksed, et ma tahaks nii näidelda, sellepärast, et kui sa vaatad mingi Hollywoodi filme või midagi, see kõik tundub nii glamuurne ja äge ja süke oh my god, I can make big money, on ju. Kas sa tunned, et näitlemine ongi süke glamuurne ja äge ja sa saad intervjuudel käia ja rambivalgus ja kõik on uus? Või oli sul magamata öid ja süke raske, kus sa oled lihtsalt nagu ma tahaks koju juba? No tead, ma arvasin ka, et see näitlemine on nagu hullult glamuurne ja värki-särki on ja siis kui meil olid need rabavõtted, need olid kõige esimesed võttepäevad, mis meil olid. Okay. Siis elasid seal soos reaalselt, olidki seal kogu aeg, jalad olid läbimärjad, istuda saidki kuskil mingite nende, mis need matkatoolid on, vaata, nende otsas kuskil kõrkete vahel on ja vahepeal hakkas vihma pladistama ja siis pugesid sinna telki lihtsalt vihma eest peitu. Mis te kambaks olite kõik kaameratega seal? Ei, nagu tiim jäi välja. Aga lihtsalt nagu, sest nendel olid mingid vihmamantlid ja asjad peal, aga meil olid ju kostüümid seljas nagu. Aga lihtsalt nagu see, mis sa nagu ette kujutad sellest filmimaailmast, see on nagu täiesti vastupidine sellele, kuidas see tegelikult on nagu, ja see on nii naljaks minu arust. Aga selles suhtes see ongi huvitav nagu. Paneb ennast ka kuidagi asju teise pilguga vaatama ja võib-olla rohkem hindama nagu ka seda tööprotsessi. Vaatasin mõni klipp paistis küll süke, et nagu hambad ristis tegid ära näiteks ja kuidas te puu otsas olite kuidagi, istusid niimoodi seal kaisus ja see nägi välja reaalselt süke, et te kukute koos sealt kohe alla. Aga ei, ülifun on vaadata ja et tehtud on nagu Eesti sari, mis on reaalselt
sihuke, et mida ma vaatan huviga, sest minu vanused näitlevad seal. Et vaat Eestis väga palju siukseid asju ei ole. Ei ole, jah. Ja ülihea tööga olete hakkama saanud. Kas grimmitoolis oled, kas võtab kaua? Nagu kui sulle tehakse meiki või soengud, outfitid? No ikka läheb suht pikalt seal, jah. Ja nagu ma ütlen ausalt, nagu viimastel võttepäevadel ma lihtsalt ei jaksanud enam nagu seal istuda, vaata, et kuidagi tahaks nagu teha midagi või olla, aga sa lihtsalt pead seal ootama mingi, ma ei tea, tund aega kindlalt ära nagu, et kõik valmis saaks nagu. Olenes ka muidugi sellest, mis meik või asi sul too võte nagu oli. Et noh, mõnikord oligi vaja ekstra nagu koledamaks teha ja mõnikord oli vaja mingi hull glam näkku teha nagu. Kas outfitide osas sa said kaasa ka rääkida või oli sul mõned oma riided seal või oli kõik valitud? Et... Ei, mul oma riided ei olnud, aga kõik need outfitid olid ikkagi meil kostüümi kunstniku poolt selles suhtes paika pandud. Vahepeal ta küsis minu arvamust lihtsalt või nagu näitas mulle, et kumba sa tahad, mingit valikut, ja siis midagi nagu said ise seal kaasa rääkida, aga selles suhtes minu arust kostüümid on ka meil nagu väga-väga hästi valitud ja tõesti igale karakterile täpselt sobivad riided on leitud. Sul oli seal esimeses episoodis nii ilus kleit seljas? Nagu nii ilus. Kas sa tunned ennast kuidagi sarnasena oma karakteriga või kas on mingeid erinevusi või sa tunned, et sa said nagu enda sisu panna Sandrasse? No selles suhtes, kuna mina ei ole varem näitlemisega tegelenud, siis minule oli kõige lihtsam mängida oma tegelaskuju iseenda pealt. Muidugi seda ei saanud teha nagu täielikult kogu aeg, aga idee jäi nagu selleks. Ja selles suhtes natuke ma kindlasti samastun Sandraga, aga Sandra on väga selline tormakas, nagu sa vist oled aru saanud. Ja selline teeb mõtlemata asju nagu, või nagu ta suudab üllatada alati millegagi, on ju. Ja nagu ma ise ei ole selline. Et selle poole pealt kindlasti ma ei samastu temaga, aga muidu niimoodi võib-olla käitumiselt või ma ei tea, kuidagi olekult kindlasti, ma arvan, jah. Kui ma vaatasin seda sarja ja minu meelest oligi seal kuskil 2. või 3. episoodi juures, ma mõtlesin, et Sandra on kõige ebakindlam tüdruk, keda ma kunagi näinud on. Kas sa ikka armastad mind? Kas ma ikka meeldin sulle 10 minuti jooksul 2 korda? Ja see, kui rutakalt see kõik toimus, üks hetk vihkad, mingi tahaks molli anda umbes peol ja siis järsku sa oled mu eluarmastus ja ma armastan sind, sa oled mu boyfriend. Et kas sa usud, et päriselus on ka võimalik nii kiirelt kuidagi ära armuda või kas sul endale ei tundunud see siuke, et paneks veits pidureid? No ma ütlen niimoodi, et seda tegelikult 2. episoodi siis niigi muudeti juba. Aha. Aga ma ei ütle, mis seal nagu selles suhtes algselt nagu plaaniti, on ju. Aga lihtsalt ma usun, et päris elus võib-olla, sa ei saa tegelikult päris eluga seda asja ikkagi selles suhtes 100% võrrelda, on ju, kuna ta on ikkagi seriaal. Aga võimalik, et selline asi on võimeline juhtuma, on ju. Aga samas siis peab kuidagi need mõlemad inimesed peavad tegelikult tundma nagu täpselt seda sama asja nagu ja kuidagi ma arvan, seal peab ikkagi mingi mõistmine nagu olema, mitte see, et sa lihtsalt lähed ja nagu rabad seda inimest, on ju. Jube kiire oli jah, see armastus tekkimine lihtsalt, et nagu, aga samas ongi ju vaata viha ja selle armastuse vahel, nagu ma vist eelmises episoodis ka ütlesin, on väga õhukene joon, et nagu... Ja. No tegelikult Sandra ju esimeses osas jäi kohe seda Martinit vaatama. Seda küll, ja ta sai aru, et see poiss meeldib talle, aga ta ei tahtnud seda ise endale tunnistada, sest et Martin oli ikkagi selline maakas, on ju, ja noh, Sandra kuidagi ei tahtnud sellega leppida, et talle võiks mingi maapoiss meeldida, on ju. Aga jah, seal peo käigus tegelikult tuli juba see aina rohkem välja, et Martin päriselt ka meeldib talle, aga ta jah, seal kuidagi nagu kiusas teda, on ju, ja ma ei tea, mis ta seal valas mingid mahlad näkku talle, on ju. Aga jah, teises osas juba oli ju näha, et tal oli telefonis oli juba Martini pilt tegelikult olemas. Väike stalker. Et noh,
et tegelikult teda ikkagi huvitas, jah. see mahla näkku viskamine ja see, kas te tegite ühe korra selle stseeni või? Sest ma kujutan ette, Vist sa peaksid küll, vahetama muidu neid särke ja kõik uuesti tegema. See minu arust oli küll ühe korra, jah. One hit wonder. Väga hästi välja kukkumas. Aga nagu seal, ega sa filmisid neid tekste ja asju ju niimoodi, et enne seda viskamist näiteks pandi kaamera kinni, noh, et sa ei viska nagu jooki ära, et sa filmid nagu teksti enne sealt eest nagu selles suhtes ära. Ja vise tuleb siis nagu eraldi näiteks. Lihtsalt eraldi klippe? No jah, näiteks nii. Okay. Kas sulle endale, nii ma ei saa küsida, et kas sulle see skript meeldis, aga kas sa tundsid mõne koha peal, et noored ei räägi niimoodi või et sa tahaksid improvida või midagi veidi muuta ja kas sa tegid seda? Jaa, me kõik tegime seda tegelikult ja meile antigi selles osas vabad käed, et idee peab jääma küll samaks, aga võite nagu neid slänge ja asju seal muuta küll. Aga nagu lihtsalt mingid asjad olid seal nagu head, kuidas need olid juba stsenaariumis kirjas on ja aga samas mõned asjad olidki need, mis vajasidki muutmist ja need me muutsime ka ära nagu. Üks mul jäi kõrvu, te kõndisite seal rabas ja siis Martin Tegelaskuju ütles midagi, et ma ei flexi ju, ma sain kohe aru, et see oli improv, et raudselt sellist asja ei olnud skriptis sees. Seda ei olnud. See sõna flexi. Et see tundus väga siuke, et see on noore inimese nagu kõnepruuk niisama ka. Et vahepeal on jah siuke, et aga ta on ju selline, et see kuidagi noored ei räägi niimoodi, noored ikkagi omavahel on mingi oh my god ja siuke tundus kuidagi teistmoodi, aga ei, see on väga äge, et teil oli ise nagu vaba voli ja et sa said oma äranägemise järgi kuidagi veidi võib-olla seda skripti mitte paremaks teha, aga sinule lihtsalt sobivamaks. Kuidagi suupärasemaks ja nii nagu. Okay. Kas sul on kohale jõudnud kogu see reality of it all, et sest tehniliselt sind võib ju nüüd nimetada, et sa oled näitleja? Ja see on nii veider. Ma ei suuda ära harjuda sellega nagu, et inimesed ütlevadki mulle, et see on ju see näitleja, vaata. Ma ei tunne, et ma oleks nagu näitleja, sest et ma ei ole ju vastavat haridust tegelikult kuskil koolis ju õppinud. Aga kas seda on vaja, kui sa oled ikkagi Eesti ühes, nüüd ma ütleks, väga menukas siukses sarjas peategelane? Otseselt ei ole vaja, aga selleks minu arust, et nagu inimene saaks selle näitleja tiitli, nii öelda on ju. Nagu mina eeldaks, et ta peaks olema ka vastava hariduse saanud, aga samas näiteks Grete Kulda vaadates on ju, ta ei ole ju samamoodi kuskil õppinud seda, samamoodi lihtsalt ise läks. Kas ta oli ilmatüdruki alguses? Jah, et ta ei olnud ju mingi näitleja, on ju. Nüüd kõik teavad teda kui näitlejat ja ta saab väga-väga hästi hakkama nagu selle näitlemistööga minu arust. Kas sa tunned, et sa tahaksid jääda nagu selle näitleja karjääri peale? Ma tean, et sa käid ülikoolis või kõrgkoolis, et kui sa õpingud ära teed, kas sa, kumma sa valid, kumma peale sa jääd? Ma ei tea, ma ei taha praegu otseselt mingit nagu valikut teha veel. Olen mõelnud küll nagu lavaka peale, on ju. Aga kuna mul on see õendus on praegu pooleli, siis ma tahaks selle ikkagi enne ära lõpetada ja siis vaadata edasi, mis ma teen. Kaua sul on veel? 2 aastat. 3,5 on kokku see. Ma olen ise sama asja õppinud. Oled või? Jaa. Ma ei teadnud. Soomes medõeks, aga ma tulin viimase aasta pealt ära niimoodi, et võtsin akadeemilise puhkuse, sest et see oli minu jaoks liiga palju kõik see, mida ma pidin nägema ja millega ma pidin tegelema. Kus sina hakkama saad sellega? Näiteks ongi see, et sa näed haigeid lapsi või sa oled kindlasti ka vanadekodus või midagi käinud juba? Ei ole veel? Ma ei ole lastega kokku puutunud haiglas. See tuleb alles vist järgmine aasta äkki või. Aga ma ju töötan ise haiglas ju põetajana tegelikult praegu. Ehk siis nagu seal on väga palju nagu erinevaid hooldustoiminguid, mida sa pead tegema. Aga kuidagi sa harjud sellega nii ära, sa ei võta seda enam niimoodi, et ma ei tea, et kuidagi oleks enda jaoks ebamugav või nii. Need inimesed on ju vanad, need on väga haiged, sa tahadki, et muuta nagu neil need haiglas veedetud hetked nagu võimalikult heaks. Ma olen lihtsalt nii ellahingega, ma võtsin kõik selle pagasi koju kaasa ja ma elasin läbi seda nagu, ma olin veel dementia osakonnas ja siis see, lähed koju ja nutad lihtsalt.
tugev närvikava peab olema. Aga ma olen ka nutnud päris palju nagu pisaraid poetanud kas või palatis olles nagu, kui ma vaatan neid inimesi, aga kuidagi tuleb üle alla sellest lihtsalt või ma ei tea, teedki nii-öelda südame külmaks ja No pead, üritad, see on pead töö, lihtsalt jah. Kuigi jah, ega ma ka ei suuda siiamaani iga kord. Kas sul on mingisugust sükest eesmärki, mis sa endale oled elus saavutanud, et vot ma tahaks olla filmis, mis on kinoeetrites või tahaks kuskil auhinna kandideerimisel või midagi sellist? Ma ei ole otseselt mingit eesmärki pannud, aga ma olen unistanud küll, et nagu tore oleks tegelikult mängida mõnes filmis näiteks. Aga ma väga ei ole selline väga suur unistaja, sest et see seriaal näiteks praegu on ju, see oli üks asi, mida ma nagu kuidagi julgesin unistada, et ma tahaks hullult teha sellist asja, aga see ei tundunud minu jaoks kunagi nagu mingi reaalne võimalus on ju, et lihtsalt oli tore nagu mõelda ja ette kujutada võib-olla on ju. Aga kuna see seriaal nagu praegu saigi tõeks, siis üks nagu suur unistus on praegu täitunud ja ma ei oskagi praegu midagi edasi mõelda nagu. Kas sa oled kriitikat ka saanud oma näitlemise kohta? Lähedastelt sõpradel? Ikka olen. No mis on kõige süüksem, et okei, see oleks võinud teistmoodi olla? Ei nagu, nad ei ole otseselt öelnud midagi mingi kindla asja kohta võib-olla, nad on ka naernud veidi mingi skripti, mingi slängide üle või midagi sellist. Aga üldjoontes on kogu tagasiside siiamaani olnud väga positiivne. Et tõesti, kui neil on midagi negatiivset öelda, siis tavaliselt see ongi kas siis nagu skripti kohta on ju, või ma ei tea, minu mingi kindel mingi stseen võib-olla mõne koha pealt on ju. Näiteks oligi, nagu ma üldiselt tunnen ise ka nagu samamoodi nagu kui nemad mulle ütlevad. Et kas või see sama mingi mahla näkku viskamine on ja mulle üldse ei meeldi see stseen endale, nagu ma ei ole absoluutselt rahul endaga seal. Ja nagu tegelikult neid stseene on väga palju veel. Aga selles suhtes, mida ma täna muretsen enam selle pärast on ju, mul ei ole mitte midagi teha sinna, ma tean, et ma olen endast tol hetkel, kui me filmisime, ma olen andnud ju endast parima. Ja järelikult siis ma ei osanud tol hetkel paremini seda asja teha, on ju. Et tore, kui ma nüüd saan vaadata, et mida ma saaksin paremini teha ja sealt läbi õppida lihtsalt. Kas sa pidid mõnda tseeni tegema nagu ütleme 5+ korda, et sul läks täiesti rappa või sa oled pigem siuke one hit wonder, et sa tuled ja teed ära? Me tegime enamus asju nagu väga-väga mitu korda tegelikult. Et pigem neid, mis me tegime ühe duubliga, neid oli nagu vähe. Okay. aga seal oligi, alguses ju filmitakse see üldplaan on ju, täispikkuses on ju, siis tulevad vahepeal veel mingid sellised keskplaanid ja lõpuks tulevad veel suured need plaanid. Et sa pead ühte asja mitu korda? Ja, et sa teed niigi nagu ühte asja juba niigi mingi mitu korda on ju, aga see üldplaan, see esimene, mis ära filmitakse, see on nagu vundament kõikide nende teiste jaoks, et kas nendega hakatakse katma nagu. Meelde jätma, kus su käsi parasjagu oli kuskil või? Ja neid hetki oli tegelikult päris palju, aga kuidagi alguses oli see minu jaoks hästi võõras, et ma ei suutnud nagu meelde jätta, et üle mis sõla ma nüüd mingil lause ajal vaatasin või et sa pead täpselt teadma, kus sa midagi tegid, nagu mis sõna või lause juures on ja aga see kuidagi lõpuks läks nagu nii loomulikuks või hakkasid kogu aeg tegidki ühtemoodi ja sa ei keskendunud tegelikult selle peale enam. Kas tunned, et sa siis õppisid nagu selle näitlemise jooksul palju rohkem ja et nüüd sa saaksid nagu hoopis teistmoodi teha, on ju? No kindlasti, aga ma arvangi, et ma õppisin kogu selle protsessi juures tegelikult meeletult palju. Henrik Norman ju andis mulle väga palju kaasa. Ta oli tõesti väga-väga hea režissöör. Ta oli väga kannatlik. Okay. ja nagu tõesti, ta tahtis kõik perfektsusteni lihvida. Ja see oli ka tegelikult põhjus, miks me mõnda asja tegime mingi 100 korda. See on muidugi piltlikult ajades on ju, aga
ta ütleski, et tema tahab teha nii kaua ühte stseeni, kui tema jääb sellega rahule ja kuigi võttel mulle tundus see veidi, et nagu, et ma ei viitsi enam uuesti vaata, et ma ei jaksa enam, on ju. Siis praegu, kui ma vaatan neid osasid ja kõike, on ju, siis ma olen nagu ääretult tänulik talle, et me ikkagi tõesti lihvisime selle niimoodi perfektsusteni ära, on ju. Et muidugi praegu on ka veel asju, mida saaks seal muuta, aga lihtsalt see on tõesti nagu see, mis meie poolt oli parim panus. Kui sul oli seal, ma arvan, et ma panin õigesti nagu tähele mingid see näiteks samamoodi, kui sa rabas kõndisid, siis sa seal kuidagi komistad või midagi, see oli ju kogemata, on ju? Või oli ette kirjutatud? Kolmandas osas mõtled? Ma täpselt ei oska öelda, aga tundus, et selliseid apsakaid. Oskariga oli see stseena. Jaa, need olidki nagu... Kuidas sa välja mängid selle? Tead, see oli alguses väga võõras minu jaoks. Kas või mingi selline asi, et filmiti minust suurt plaani ja mulle lendab kärbes nina peale. Seda ma nägin. Ja saad aru, kuna mina olen olnud ju tantsija, siis mina olen õppinud seda, et nagu mängi, et sa ei tunne seda, et sa ei saa aru vaata. Okay. Ja ma tegin seda, sest et ma ei suutnud nagu, ma ei teadnud, mida ma pean tegema tol hetkel. Ja kui see stseen lõppes või see filmimine lõppes seal ära, on ju, siis operaator ütles mulle, et kuule, et sa võid nagu ära ajada ju selle kärbse, on ju. Ja siis ma nagu kuidagi sain aru, et ma pean ju kaamera ees olema tegelikult nagu vaba, on ju. See oli võib-olla mingi teine võttepäev. Ei, aga minu meelest see just lisas reaalsust. Sa oled rabas, no paratamatult on kärbseid, keda sa pead ära ajama. Ongi, aga lihtsalt nagu, kuna minul oli teistsugune taust nagu taga, siis ma ei suutnud seda kuidagi ühendada nagu sellega. Ma nägin nagu, see oli aru saada, et sa oled täiega stress, et mida ma teen, aga samas see just sobis nii hästi ja kui see kärbes läks ise ju peale paari seda ära, et väga hästi välja mängitud. Kui mõeldes skripti peale uuesti tagasi, kui kaua sa pidid harjutama või nagu lugema seda skripti läbi, kas teil oli võimalus, ütleme, öelda 1-2 lauset ära ja siis teha paus, et sa saaksid edasi minna või sul pidi olema, ütleme, selline full dialoog peas juba? Tegelikult pidi kõik peas olema. Okay. Et tõesti nagu erandina ainult mingid väga-väga pikad dialoogid näiteks jagati näiteks 2. Need filmiti esimene pool ja siis teine pool, aga üldjuhul ja sul pidid kõik asjad nagu peas olema. Kas sa harjutasid kodus kellegiga või et meelde jääks? Enne esimest võttepäeva ma õppisin need tekstid pähe. Ma ei kasutanud selles suhtes kellegi pereliikme abi või midagi, aga kuidagi ise nagu õppisin need pähe, aga kui tuli juba teine võttepäev ja siis 3, siis me olime ju seal rabas alguses kogu aeg. Ja Oskar näiteks oli inimene, kes ei tahtnud absoluutselt, ta ei viitsinud õppida neid tekste. Ta ütles, et ma loen ennast stseeni filmimist ära on ju selle ja siis mulle jääb meelde. On ju. Alguses vaatasin ka, et nagu nagu mina ei kujutanud ette, et mulle peaks nii kiiresti need meelde jääma. On ju. Aga lõpuks oligi. Nagu ma vahepeal isegi ei vaatan nagu eelmine päev, et mida me nagu järgmine päev filmime põhimõtteliselt nagu. Sest et tegelikult need jäid väga kiirelt meelde, eriti dialoogid just, sest nad on üldiselt sellised loogilised. Kui sul on mingi pikem monoloog, siis see oli küll asi, nagu, mida ma ise tahtsin enne ära õppida, sest seal ei toeta sind mitte keegi. Sa oled seal lihtsalt ainult sina ise. No. Kas post-productionis pidid peale ka lugema midagi kuskil valesti läinud ja siis lähed loed üle? Algul hoiatati, et kõik peavad tulema, aga ei tulnud minul ja ma isegi ei tea, kas kellelgi oli. Vist ei olnud. Okay. Kas sa saad öelda sarja kohta, mis nüüd tulemas on midagi põnevat või midagi, mida oodata on või kas sul on lubatud veits rääkida, ütleme, et oodake seda, et see läheb põnevaks? Ma ütleks nii, et Martin ja Sandra ei taha üksteisest loobuda, aga nende vanemad hakkavad välja nuputama igasuguseid erinevaid võimalusi selle jaoks, et neid siis kuidagi lahku ajada. Ja siis Sandra korraldab seal veel igasuguseid huvitavaid asju, aga niimoodi täpsemalt ma... Nagu Sandrale omane. Nagu talle omane. Head raamat on.
okei, ja on sul öelda, ütleme algajatele või sellistele, kes vaatavad ja saavad sinust hullult inspiratsiooni, et oh my god, TikTokist hakkas ja et ütleme, on mingi sihuke väike tüdruk, kes tahaks ka, kas sul on mingisugust nõu või midagi anda kellelegi, kes vaatab seda, et ma arvan, et kui sa tead, et sa tahad midagi teha, sul on siht silme ees, siis lihtsalt mine ja ära huvitu teiste inimeste arvamusest. Kui sa tead, et on miski asi, mida sa teha tahad, siis pane sinna oma aeg ja pühendu sellesse. Ja ma olen täiesti kindel, et mingi hetk märkavad seda ka teised inimesed lihtsalt. Et sa pead ise ikkagi mingil määral vaeva nägema, aga mitte ka liiga palju. See on nagu, no et sa ei saa nagu kuidagi hakata ise nagu pressima ennast nagu vägisi kuskil suunas. Et see peab kuidagi tulema loomulikult ja nagu see peab ikka hinges olema. Jah, või nagu, jah, ma arvan, jah. Okay. Super. Väga keeruline. Tead, näitlemine ei olegi lihtne, ma eeldan, ma ei ole kunagi näidelda, aga aitäh, et sa tulid ja ma loodan, ja ei, mul on väga hea meel, et sa olid mu, ütleme nii-öelda, esimese hooaja siuke tšaubaka ja tore oli sinuga chattida ja ma lähen proovin ise ka näitlejaks hakata. Proovi. Oleks aeg. Kuule, thanks. Aga aitäh sulle. Tšau! Pidžaamapidu Adaga on hullamiskindel. Näpsi parim madrats.